Meie seas on kindlasti ettevõtjaid, kellel on tihti oma autopargiga probleeme logistika mõttes ja küll on raske anda käskusi töötajatele, kuhu tuleks minna, kellega peaks kohtuma ja meil on kusjuures väga hea pakkumine koostöös GSM autoga, kes on mõelnud välja tegelikult juba päris pikka aega toimiva, aga väga hea lahenduse, et see GSM Task, mis on siin taustal ka, tundub olevat selline väga loogiline jätk teie kõikide teistele variantidele. Just nii, et GSM Task on siis GSM auto uudne lahendus, mida me oleme circa üle poole aasta arendanud ja ütleme, GSM Task sai siis alguse sellest, kui vastavalt siis turu nõudlusele, klientide tagasisidele, siis sealt saigi alguse see, et me hakkasime seda lahendust arendama. Ja GSM Task ei ole siis lihtsalt mitte sõidupäevikud automaatsed, kütuse jälgimine ja autode positsioneering, vaid ikkagi see on juba järgmine samm, kus me saame sellele mobiilsele meeskonnale panna siis hallata kogu seda mobiilset meeskonda, kes siis ettevõttel seal tööpõllul ringi liigub ja panna nendele automaatselt ülesandeid. Me saame selle kontori ja töömeeste vahelist suhtlust optimeerida. Panna neile tööülesandeid, näha reaalajas, kus see müügi või see mobiilne meeskond liigub, kui palju on pandud neil ülesandeid, missugustes staatustes on need ülesanded, ehk siis missuguste poole parasjagu liigutakse, missuguseid parasjagu teostatakse ja missugused on siis tehtud. Mulle kangastub kohe üks väga lihtne näide, parandage, kui ma eksin. Elektrikud, kes töötavad üle Eesti, neil on tööd vaja teha Tallinnas, Tartus, Pärnus ja kõikides nendes linnades on mingisugune objekt. Kuidas selle äpi või programmiga tema töö käib? Tema töö käib siis nii, et kõigepealt klient, kes võtab GSM Taski lahenduse kasutusele, registreerib end ära, teeb endale konto, töömehed siis tõmbavad endale alla mobiili või nutiseadmesse äpi, saavad sinna sisse minna ja siis tööde juhataja või kontori poole pealt siis dispatcher paneb neile tööülesanded. Nemad siis vahet ei ole, kus nad asuvad üle maailma, saavad automaatselt oma äpist selle tööülesande kätte. Nad näevad, kus nad peavad tegema, mida nad peavad tegema, mis ajal nad peavad tegema. Ja nii see käibki, kui töömehele kõik sobib, ta hakkab oma tööülesande poole liikuma, vajutab lihtsalt äpist start. Kohe reaalajas on näha, kontori pool näeb kohe, et see töömees liigub selle tööülesande poole, et jõuab töömees kohale, vajutab äpist aktiveerima, see tähendab seda, et töömees on jõudnud kohale, ta viib oma hooldust või oma tööülesannet läbi. Kui töömees teeb oma tööülesande ära, vajutab, et tal on tööülesanne tehtud, ta saab lisada sinna külge fotosid, võtta allkirju, täita võib-olla mingid akte, lisada märkusi, kommentaare ja vajutab, et tööülesanne on tehtud ja kontor saab selle info kohe kätte. Ja lisaks sellele, et kontor saab selle tööülesande töömehele panna, näeb ka töömees ära kogu selle tööülesande info, mida ta peab tegema, kus ta peab tegema, kellele ta peab tegema, ta näeb kohe ära kontaktandmed, ta saab äpist otse helistada, talle saata sõnumeid, ta ei pea enam mingeid numbreid kuskilt eraldi otsima või kuskil ümber trükkima. Kui töömees ei tea, kus see punkt asub, kuhu ta peab minema, saab ta kohe vajutada kaardi peale ja seade juhatab, navigeerib ta ka kohale. Kas me võiksime kuidagi, kas või näiteks Raivoga, Raivo minu ülemus, mina tema alluva, eks ole, või kolleegid, kas me saaksime kuidagi selle asja läbi ka mängida, et see oleks ka televaatajale kõige lihtsam? Jaa, miks mitte, selleks ei ole vaja teha muud, kui teete ära endale konto, tõmmate alla siis äpid ja siis 11, kui Raivo on sinu ülemus, Raivo paneb sulle siis tööülesande, näiteks tulla kuhugi siis filmima, paneb sulle tööülesande, sina saad selle oma äpist kätte ja Raivo tegelikult näeb ka, kui sa oled alustanud tema poole liikumist reaalajas, ehk siis millal sa võiksid jõuda tema juurde. Sellest kõigest siis lähemalt juba järgmises saates.